Palju õnne, Rait Käbin. Suur võit vist. Jaa, aga niisugused kahetsed tunded on, et aitäh ka muidugi kõigepealt, aga võitu meil vaja oli, võidu me saime, aga kuidas me selle saime, sellega küll väga rahul ei saa olla. Ütleme nii, et tuleb vist päris kõvasti kiita sul täna Rain Koorti, kes osutus tänase mängu kõvaks jokkeriks just teisel poolel, kes oma kolmestega teid mängu tagasi tõi ja ka lõpuks võidu lõis. Jah, Raini ees müts maha, et on tubli olnud ja mul on siiralt südamest hea meel, et tema oli see mees, kes meid, ütleme, sealt nii-öelda mülkast välja tõi. Samas liiderid nii Järvelainen, Akenberg kui ka ütleme haigusest tagasi tulnud Olmre olid kõik veidi ebakindlad täna, et ei olnud just kerge ülesanne sul. Eks Järvelainenil see tahtmine käis natuke eespool praegu täna, kui alad järele tulid, aga no, keurist õigel hetkel pani ikka oma kolmesed ära, ja Olmre, no mis seal saad nädal aega haige olnud, ega ta päris terve veel täna ka ei olnud, et kuna Raadik ei saanud mängida, siis ta ütles, et ta mängib. Mängu eel selgus, et Raadik ei saa mängida, sisult korvi all oli ainult üks meestel, Vujovits. Tema tegelikult esimene poolek ikkagi domineeris seda korvialust võitlust, kuna Rakverel oli põhimees puuduselt. Jah, tema esimesel poolel mängis väga hästi, et selles mõttes lõpus lihtsalt kaitse pärast, miks ta pingi peal istus, et kui seal oli kõik 5 mängijat mängisid nägu ees korvile ja niimoodi teravalt 1-1, siis sealt natuke hakkas kärisema mingil hetkel. Kerge olema ei saa, järgmine nädal juba algab Balti liiga play-off ja Kalev Cramo selle vastas, mida sealt lootad? No, selles mõttes meil, nagu ma ütlesin ka enne mängu postil, et teatud määral võib-olla on isegi lihtsam Kalev Cramo vastu minna mängima, et meil ju, no tõele au andes meil pole midagi kaotada, et kas käsi kullas või mullas. Rapla tead, et on täna kaotamas TLÜ Kalevile, et turniiritabel läheb aina huvitavamaks, et kas kolmas koht ikka natuke mõttes veel mõlgub põhiturniiri lõpuks? Ausalt ei vaatagi seda tabelit niimoodi, et no mis me sellest tabelist vaatame, kui me Tarvasega siin paugutame peaaegu lisaajale, et võtame mängu korraga ja me peame võtma juba 10 minuti kaupa, 10 minutit korraga, et 10 minutit mängime täitsa normaalselt ja siis käime duširuumis ära ja siis tuleme nagu ümber sündinud ühiskonda. Ja siis kolmandal veerandal juhtuski, et Andres suutis nagu kuidagi oma meeskonna vist paremini käima tõmmata kui sina. No eks ta ole kogenud treener ka, et eks see määravaks said, et kolmanda veeranda esimesed 3 minutit, nagu riietusruumist sai räägitud, aga räägid või ei räägi, välja kukkus nii. Sellised jutud siis täna siit poolt ja tänud sulle, Rait.